Tere kõigile! Mina tutvustan lühidalt Gaia kosmosemissiooni ja Gaia andmeid ja kuidas neid saaks kasutada uurimisteemadena. Kõigepealt Gaia kosmosemissioon, see on Euroopa Kosmoseagentuuri missioon, et kaardistada meie linnutee galaktikat peamiselt, et teha sellest kolmemõõtmeline mudel. Siin on kujutatud siis seda kosmoseaparaati ja see kosmoseaparaat tegutseb juba 7 aastat sellises kohas, mida nimetatakse Lagrange'i teiseks punktiks. See on siis, kui siin pildi vasakus servas on kujutatud päike, päikesest maani on 150 miljonit kilomeetrit ja siis maast edasi, siis nii-öelda päikesele vastassuunas 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel on Lagrange'i punkt, kus on kosmoseaparaatidel optimaalne töötada ja Gaia siis vaatleb seal tähistaevast ja kaardistab tähti. Ja ta kaardistab ligikaudu 2 miljardit tähte. Ta mõõdab tähtede asukohti taevas, tähtede parallaksi, mis siis näitab, kui kaugel need tähed asuvad. Ta mõõdab tähtede oma liikumisi, mis näitab, kuidas tähed liiguvad siis vaatekiirega risti nagu taeva tasandis. Ta mõõdab ka radiaalkiirusi, mitte küll kõigile 2 miljardile tähele, mida ta näeb, kuna radiaalkiiruste jaoks on vaja tähtede spektreid ja neid ta saab umbes 100 miljoni tähe jaoks. Ja ta mõõdab ka tähtede heledusi. Ja siin pildil on siis kujutatud meie linnutee galaktikat pealtvaates. See on siis kunstniku nägemus ja siin paremal on kujutatud sellise roosa alaga seda osa linnuteest, mida Gaia kaardistab. Nii et siis Gaia näeb umbes 1% linnutee tähtedest, aga ta mõõdab neid väga täpselt ja niimoodi saab kokku panna linnutee kolmemõõtmelise mudeli. Ja nüüd Gaia andmeid on nüüd viimastel aastatel välja lastud mitmeid kordi, on 3 andmete kataloogi avaldatud ja järjest rohkem neid andmeid kasutatakse töös. Ja üks variant, mida siis saab teha nende Gaia andmetega, on uurida täheparvi. Ja ma kavatsen näidata siin ühte sellist lühikest näidet, kuidas üks hajusparv NGC 3293 välja paistab Gaia andmetes. Siin on nüüd vaade, selline ilus värvipilt, kuidas see täheparv näeb välja taevas. Ja ma näitan nüüd otse andmetega, kuidas siis Gaia kataloogi põhjal see täheparv välja näeb. Et ma teen siin päringu Gaia serverisse. Mul on see päring ette valmistatud. Ma teen päringu 0,2 kaarekraadise raadiusega taevas. See päring võttis siin 4 sekundit aega. Vaatame korraks nendele tabelandmetele otsa. Siin on 10 esimest rida sellest tabelist, mis ma pärisin. Et siin on siis need põhiparameetrid tähtedel, mida Gaia mõõdab, tähtede otsetõus ja kääne, mis on taeva koordinaadid, siis oma liikumised, kuidas need tähed taeva tasandis liiguvad ja milline on selle tähe parallaks, mis iseloomustab tähe kaugust. Nüüd vaatame, kuidas need tähed taevas paiknevad ja õigupoolest siit nagu midagi välja ei paista, kui me niisama kõiki neid tähti vaatame. Et vasakul on siis vaade taeva tasandis ja paremal on niinimetatud Hertzsprung-Russelli diagramm, ehk siis X-teljel on tähtede värvus, Y-teljel tähtede heledus. Aga nüüd teeme ühe väikese töötluse või filtreerimise, kasutame siis tähtede liikumise andmeid, et kuidas need oma liikumised taevas on. Et siin on nüüd välja joonistatud oma liikumine 2 teljes, otsetõusu teljes ja käände teljes. Ja kui need oma liikumised on siin väga erinevate väärtustega, siis on näha, et siin on üks punt tähti siin selle graafiku keskel, millel on suht sarnane oma liikumine ja nüüd filtreerime need välja. Et valikusse jääb 768 tähte ja kui me nüüd nende põhjal teeme need samad pildid, et nende jaotus taevas ja HR diagramm,
siis me näeme, et me olemegi välja sõelunud üsna hästi need täheparvetähed, et täheparvetähed on kontsentreerunud niimoodi siia keskele, aga täheparveservad ulatuvad kaugemale ja siin joonistub välja ka siis täheparvetähtedest siis see peajada. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas need täheparvetähed, millisel kaugusel nad paiknevad, siis siin on 2 paneeli. Siin on kujutatud siis parallakside jaotust, et kui palju tähti millise parallaksiga on. Ja kui ülemisel graafikul, ülemisel paneelil on kõik need selle taevapiirkonna tähed ja näeme, et parallakse on siin väga erinevaid, siis need välja valitud tähed on koondunud kõik nagu kitsasse vahemikku, neil on üks kindel parallaksi väärtus ja see ongi selle täheparve parallaks ja me saame siit kätte selle täheparve kauguse, et see hinnang on siis umbes 2700 parsekit, et see on siis näide sellest, kuidas Gaia teleskoop suudab tuvastada tähti, mis kuuluvad täheparvedesse. Ja siit saab muidugi edasi minna, et mitte kõik täheparved ei ole üles leitud, et viimasel ajal leitakse järjest uusi täheparvesid ja tegelikult üks variant olekski uurimisega niimoodi edasi minna, et otsida Gaia andmetest uusi täheparvi. Et meil siin observatooriumis on ka välja töötatud meetodid, kuidas ruumilistest andmetest parvesid leida. Ja siin on lõpetuseks üks ajajoon, et kõigepealt siin X-teelel jookseb aeg aastates, meie oleme praegu siin selle halli vertikaaljoone peal. Gaia missioon algas 2014. aasta keskel, põhimissioon on siin selle tumesinisega, see sai läbi 2019 ja praegu on siis pikendatud seda edasi kuni 2022. aasta lõpuni ja loodetavasti kestab Gaia missioon veel 2025. aastani. Ja me näeme, siin on erinevad andmete väljalasked, et on olnud 3 andmete väljalaset praegu. Viimane on siis see vasakpoolne roheline pärn siin, on siis see Gaia varajane DR3 väljalase, mida saab kasutada ja aasta pärast umbes on oodata täielikku Gaia DR3, mis on siis Gaia esimese 3 aasta põhjal kokku pandud. Et see näitab, et tegelikult praegu on ideaalne aeg, et hakata Gaia andmete põhjal tegema mingit uurimustööd ja umbes aasta pärast on võimalik hakata kasutama Gaia DR3 andmeid. Nii et kui lõpetamine jääb umbes 2 aasta kaugusele, siis aasta pärast saab juba suurepäraseid andmeid kasutada. Ja edasi magistri- ja doktoriõppes saab kasutada juba järgmisi Gaia andmete väljalaskeid.